üksinda koodis 17. detsember. Siin on sarnaselt eelmisele päevale antud fail linnadest ja nende linnade vahelistest ühendustest. Ehk siis iga failirea alguses vasakul pool enne koolonit on antud mingisugune linn ja peale koolonit on antud nimekiri kõikidest nendest linnadest, millega see linn ühendub. Siin näites on antud ainult 5 erinevat linna, aga päris andmetes on neid linnu ja linnade vahelisi ühendusi palju rohkem. Me alustame oma teekonda New Yorgist ja peame lõpetama Tartus. Ja oluline on teada, et kõik ühendused erinevate linnade vahel on täpselt sama pikad ja reisimine nende vahel võtab täpselt sama kaua aega. Vastuseks ei ole mitte vaja anda tervet seda teekonda, mis me läbisime, vaid on vaja anda kõige lühema teekonna pikkus. Ehk siis kui siin näites tuleb vastuseks number 1, siis see tähendab seda, et me alustasime New Yorgist, läksime linna linn 1 ja siis läksime Tartusse. See tähendab, et New Yorki ja Tartu vahele jääb ainult 1 linn. Aga kuna me ei pea täpselt meelde jätma, millistest linnadest me siin läbi lähme, siis see oluliselt lihtsustab meie algoritmi. Ülesande lahendamiseks nad soovitavad kasutada BFS ehk siis Breadth First Search algoritmi. See siin on see sama näide, mis ülesande juhendis on toodud 5 linnaga. Me alustame New Yorgist ja me teame, et me peame lõpetama oma teekonna Tartus. Meie algoritmis hoiab iga linn enda juures ka numbrit, et kui pikk on olnud see teekond siiamaani selle linnani. Kuna me alustame New Yorgist, siis kirjutame ise alguses manuaalselt tema juurde number 1, ehk siis me oleme ainult ühest linnast pidanud läbi minema, mis ongi see sama New York ise. Meie algoritmis on väga olulisel kohal üks järjend, kuhu alguses me paneme sisse ainult ühe linna, mis on see linn, millest me alustame, mis on siis see sama New York. Iga kord, kui me oma algoritmist läbi lähme, siis me vaatame, mis on see kõige esimene linn siin järjendis. Ja me peame leidma üles kõik linnad, milles me veel varasemalt käinud ei ole, millega sellel järjendis kõige esimesel kohal oleval linnal on ühendused. Antud juhul need on linn 1 ja linn 2. Kuna me siit leiame linn 1 ja linn 2, siis me lisame linn 1 ja linn 2 lihtsalt siia järjendi lõppu. Kuna meie algoritmi põhieesmärk on leida kaugus mingisuguste linnadeni, siis ühtlasi leides linn 1 ja linn 2, me salvestame ka nende juurde, kui suur on nende linnade juurde jõudmiseks vajaminev kaugus. Ja me võtame selle sama kauguse, mis on siin järjendis kõige esimesel kohal oleva linna juurde saamiseks vajaminev kaugus ja me lisame sellele +1, ehk siis 1 saab number 2. Ja jätame ka sellise kastikesega meelde, et me oleme siin New Yorki linnas juba varasemalt käinud. Ning selle tsükli lõpus me eemaldame kõige esimese linna siit järjendist. Ja nüüd me kordame täpselt seda sama protsessi. Kõige esimene linn siin järjendis on linn 1 ja me tahame leida üles kõik linnad, kus me veel varasemalt käinud ei ole, millega linn 1 on ühendused. Kuna me näeme siit selle kastiga, et New Yorgis me juba oleme käinud, siis ainus linn, mis üle jääb, on Tartu. Lisame Tartu siia järjendi lõppu ja kuna siin linn 1 on praegu kauguse number 2, siis me teeme sellele +1 ja jätame Tartu juurde meelde, et Tartu juurde saamiseks vajaminev kaugus on 3 ja jätame ka visuaalselt meelde, et linn 1 oleme me juba käinud ning saame eemaldada linn 1 oma järjendist. Kordame täpselt sama protsessi linn 2-ga, ehk siis siia tuleb linn 3, linn 3 juurde tuleb number 3, märgime ära, et linn 2 oleme me juba käinud ja eemaldame linn 2 oma järjendist. Järgmisena me kordame täpselt seda sama tsüklit oma algoritmis, aga kuna me näeme, et siin on Tartu, mis on selline linn, millel ei ole mitte ühtegi ühendust sellisele linnale, kus me veel käinud ei oleks varasemalt, või siis millel ei oleks veel olemas arvutatud kaugust, siis me lihtsalt ei teegi sellega mitte midagi, vaid me lihtsalt eemaldame selle linna siit järjendist. Ja saame ühtlasi ka ära märkida, et Tartus oleme me nüüd käinud. Ja teeme täpselt sama protsessi linn 3-ga. Nüüd on meie algoritm oma töö lõpetanud ja meil on genereeritud kõik sellised kauguse numbrid kõigile linnadele. Ja me näeme siit selgelt ära, et Tartusse jõudmiseks on kaugus 3 ning vaadates seda ülesande näidet, me näemegi, et siin on 3 linna, mis on New York, linn 1 ja Tartu. Aga vastust soovitakse sellisena, et me loeksime kokku kõik linnad, mis jäävad New Yorki ja Tartu vahele, mis lõppkokkuvõttes annabki meile number 1. Ja kood on mul ka iseenesest üpriski lihtne, ehk siis mul on loodud klass, linn, see linn muidugi teab oma enda nime, ta teab, et kas me oleme selles linnas juba olnud, et kas see linn on külastatud ja ta teab oma enda sügavust nendes linnade jadas, kui me ükshaaval neid linnu külastame. Ja
muidugi see linn hoiab ka ühendusi teiste linnadega, mis on siis Pythoni dictionary, mis hoiab endas teiste linnade objekte. See on see osa koodist, mis loeb faili sisse ja loob kõigi linnade objektid, ehk siis meil on selline üldine Pythoni dictionary linnad ja me leiame kõik linnad, me loome objektid nendest linnadest ja me lõpuks ühendame kõik need linnad teineteisega. Ja kui meil on nüüd kõik linnad ja ühendused nende linnade vahel loodud, siis see tegelikult siin ongi terve meie algoritm. Samamoodi nagu me joonistades enne läbi tegime, siis meil on selline järjekord siin, kus on alguses ainult üks element, mis on siis see kõige esimene linn, kus sees me oleme, mis on New York. Ja siit alates me teeme täpselt seda sama algoritmi. Lõpuks me leiame linna nimega Tartu ja me prindime selle linna kohta välja, mis on selle linna sügavus. Aga kui me kõige esimese linna ja kõige viimase linna siit maha lahutame -2, siis tegelikult tulebki meile vastus lõpuks kokku 1. Selline oligi minu lahendus üksinda koodis 17. detsembril.